Tere päevast, tere tulemast Liveni 25. aasta 4. kvartali auditeerimata majandustulemuste tutvustamisele. Ma loodan, et heli on kuulda ja pilti on näha. Täna kahjuks Anderol ei ole võimalik tulemusi tutvustada meiega siin, aga meil on olemas kohal Liveni loovjuht, juhatuse liige Alina Kester. Tervist. Ja mina olen Joonas Joost, finantsjuht. Tavapäraselt on võimalik küsida küsimusi webinari jooksul, valides siis all paremal oleva ikooni ja seejärel küsimused-vastused ja kirjutada siis küsimused, oma küsimus. Aga lähme edasi. Liven Tallinnas ja Berliinis tegutsev elukondliku kinnisvara arendaja. Tänaseks oleme nüüd juba andnud kokku üle 900 kodu uutele koduomanikele ja kokku 15 erinevas projektis. Alina võib-olla kui tutvustab hiljem lähemalt, aga Kantar Emori uuringu järgi on jätkuvalt Liven üks kahest kõige mõnekamast arendajast Eestis ja jätkame siis oma arendusportfellis olevate projektide elluviimist. Kokkuvõtvalt 4. kvartali tulemustest peamistest näitajatest. Võlaõiguslikke müügilepinguid sõlmisime kvartali jooksul 60, mida on oluliselt rohkem kui aasta tagasi. Sarnases suurusjärgus nüüd 25. aasta 3. kvartali tulemusega. Peamine erinevus on eelneva kvartaliga võrreldes on asjaõiguslepingute alusel üle antud korterite oluliselt kõrgem arv 83, eelmisel aastal 24. Meil valmis kvartali jooksul Regati projekt, mis oli asjaõiguslepingu alustel üleandmistele kõige suurem mõjuga, aga samuti andsime korterid üle ka teistes projektides. Kogu kvartali müügitulu ligi 35 miljonit eurot ja puhas kasum kvartali jooksul 5 miljonit eurot. Ja kui vaadata nüüd aastat kokku, siis vasakult poolt ülevalt uute müükide kontekstis aasta jooksul kokku on sõlmitud 176 uut lepingut, mis on Liveni ajaloo seni kõrgem tulemus. Selles numbris sisalduvad ka 4 esimest müügilepingut Saksamaal. Aga selgelt on näha, et kogu turul siiski Tallinnas on oluline tõus olnud viimase paari aasta jooksul. Ja vasakul all 12 kuu kliendi tagasiside hinne peegeldab siis eks me ise vaatame neid koos seda nii võlaõiguse kui kasumitasemega, aga kliendid hindavad jätkuvalt meid kõrgelt, millele on hea meel. Ja eks see on ka uute müükidega seoses. Nüüd asjaõiguste üleandmiste arv 139 aasta jooksul kokku ei ole nii kõrge tulemus, kui varem on tehtud, küll aga on üle antud kodudes keskmisest suuremad kodud ja ka keskmisest varasemast aastatest kallimaid kodusid. Et kui võrrelda võib-olla siit visuaalselt on näha 2022. aastaga, siis keskmine müügitulu keskmise üle antud kodu kohta oli sellel aastal kõrgem. Ja tulenevalt nüüd oluliselt kõrgemast müügitulu mahust, siis oli mahtu kriitilisest massist rohkem oluliselt ja jõudsime lõpuks oodatud kasumi kasvu juurde. Aasta tulemus kokku 5,4 miljonit eurot. Omakapitali tootluse eesmärgi kontekstis, mis on meil 20%. Nüüd koos aasta lõpu tulemusega 28,1
eks tõsi on see, et eelnevatel kvartalitel kajastus juba selle kvartalil üle antud suurema nii-öelda turunduskulud selle nimel, mis nüüd realiseerusid siis müügitulu ja kasumina. Ehk et eelnevate perioodide tulemused olid osaka mõjutatud kulutustest ilma veel tuludeta. Ja sisu poolest võib-olla on 128% tootlust mõistlikum vaadata isegi üle 5 kvartali, siis on ta mõnevõrra väiksem, aga ootuspärase tootluse taseme lähedal. Oma kapitali osakaal varade mahust ilma näituslaenudeta tõusis 29% peale. Et selle näitaja puhul on veel eesmärgi suunas minna. Aga kui vaadata üldisemate tendentside ja trendide vaadet, et võtta sellist kvartaalset hüplikust vähemaks, siis libiseva 12 kuu näitajad annavad sellest parema ülevaate. Ja selgelt on näha, et võlaõiguslike lepingute graafikult nii-öelda madalpunkti 2023. aastal, mis jäi ka turukonjunktuuri ja nõudluse mõttes madalpunktiks. Ning sealt edasi on trend olnud positiivne ja liikunud meie vaates õiges suunas ülesse. Kui vaadata nüüd seal all vasakul olevat üleandmiste graafikut, siis nüüd üleandmised reeglina jäävad sellise 4-5 kvartalise viitajaga keskmiselt võrreldes siis võlaõiguslepingutega. Nii et kui vaadata neid graafikuid koos, siis asjaõiguslepingute võrdluses võlaõiguslepingutega oleme siis kusagil 24. aasta teise poolega võrreldavas kohas. Ja müügitulu dünaamika üsna sarnaselt peegeldabki asjaõiguslepingute graafikut, nii et selles vaates samuti oleme võlaõiguse tulemusest 4-5 kvartalit tagapool ning kõige all siis puhaskasumi tulemused ja omakapitali puhasrentaablus, mis siis libiseva 12 kuu vaates peavadki üsna ühte sammu käima. Ja siin pigem on näha, et oleme viimaste aastate keerulisest madalpunktist nüüd välja tulnud. Kvartali jooksul olulised sündmused, et tõsi, Regati projekti kodude valmimine avaldas selgelt kõige suuremat mõju müügitulule. Kvartali jooksul algasid samuti ehitustööd nii firmalise projektis kui iseära projektis ja tegime ka ettevalmistusi Luuslangi projektis järgmiste kodude ehitamiseks. Ja nende samade kodude müügiga alustasime kvartali jooksul ja tegelikult etteruttavalt öeldes jaanuari alguses sõlmisime ehituse peatöövõtulepingu kodude ehitamiseks. Samuti siis lisandusid kvartali jooksul iseära projektis järgmised müügid. Kinnistute ostudest tegelikult oli juttu juba eelmine kord. Sel kvartalil leppisime kokku pikaajalised finantseerimised nii Linnamäe kui Järveotsa projektis ja Juhketale projektis, kus septembris sai kehtestatud detailplaneering, saime samuti finantseeritud tagatud pangalaenuga. Ja ettevaatavalt siis Regati projektis teise etapi ehitusloa väljastamine ja samuti ettevaatavalt, et jaanuaris refinantseerisime projekti rahastajaga valminud kodude tagatisel varasemad laenud. Kogu aasta sündmustest valmis aasta jooksul kokku
184 kodu, Regati ja Isera projektid. Ehitusse läks aasta jooksul ligi 300 kodu kokku 7 projektis ja ka esimene projekt siis Saksamaal. Ja lisandus aasta jooksul samuti 340 uut pinda erinevates projektides. Hea meil on, et aasta jooksul said müüdud ka viimased kodud Uus-Meremaa ja Magdalena projektis. Ja veel, kui tagasi vaadata aasta tulemustele, siis emiteerisime teise seeria võlakirju 6,2 miljoni euro mahus ja samuti, kuna planeeringute menetluses on pikale veninud, siis on ka hea meel, et Juhkentali 48 detailplaneering sai kvartali jooksul kehtestatud. Keskkonna osas tajusime, et tarbija kindlustunne aasta teises pooles paranes ja mõjutas ka 4. kvartali tulemust. Euribor, mis on varasemaid aastatel oluliselt tulemusi mõjutanud, püsis kvartali jooksul stabiilne, omas neutraalset mõju ja see on ka vaade, mis meil on Euribori osas järgnevaks aastaks, 2006. aastaks. Ja ettevaatavalt ootame siis, et 2026. aastal tulumaksureformi järgselt majapidamiste rahaline seis paraneb ja see avaldab positiivset mõju nõudlusele. Samuti nagu oodatab reaalpalga tõusu jätkumine ja üldine majanduskeskkonna paranemine. Keeruline on seisukohta võtta, kuidas mõjutab jätkuv selgus, inglise keeles uncertainty keskkonda, aga see ebaselgus on olnud mõnda aega ja sellest hoolimata oleme näinud, et nõudlus meie kodude vastu on olemas. Ja seda viimast peegeldab ka nädala müügisuhtarv, mida oleme kajastanud. Ja kommenteerin juurde, et võib-olla see suhtarv oli kvartali jooksul võib-olla natukene alla seda pikaajalist keskmist, aga seda tulemust mõjutab selgelt ka meie puhul väga kõrge pakkumises olevate kodude arv. Et arvestades seda on see tulemus tegelikult väga hea ja peegeldab ka seda, et ilmselt on meie poolt mõistlikus koguses asju tuule pakutud. Aga nagu ma lubasin, siis Alina võib-olla räägib natukene täpsemalt edasi. Et Kantar Emor igal aastal siis korraldab kinnisvara tuntuse ja maine uuringut, kust me lisaks olulisele sisendile inimeste eelistuste mõistes saame ka tagasisidet sellele, kuidas meil võrreldes konkurentidega läinud on. Ja selgelt on näha tuntuse kasvu, me oleme Merko ja Endoveri järel 3. Mitme viimase aasta jooksul siis oleme tugevamalt panustanud turundusse kui enne ja tegelikult see selgelt sealt ka kajastub. Me oleme ÜIT-st ja Bonavast mööda läinud nende aastate jooksul. Ja see, mis meile nagu veelgi olulisem on, kui see tuntus, on maineindeks, kus me saame siis tagasisidet tegelikult, et kuidas inimesed tajuvad Divenit. Ja sellel aastal oleme siis Merkoga esikohta jagamas. See on kindlasti meile meeldiv uudis. Merko on kindlasti selline konkurent, kellega on au esikohta jagada. Ja 3. aastat järjest me siis oleme esimese teise koha juures. Ja slaidil siis paremalt poolt on näha kõikide kodu soetanud inimeste, kodu ostu planeerivate inimeste vastuseid, kes seal uuringus osalesid, neid oli ligi 400 ja Divenit väärtustatakse kõige enam siis moodsa disaini ja arhitektuuri mõistes. Ja kindlasti me näeme, et meie arendusi hinnatakse ka asukoha mõistes. Muidugi see trendilooja ja stiililt eristuv on siis see, mis on nagu hea märk, et me oleme selle niši leidnud ja hoidnud ja me oleme sinna panustanud ning näeme, siin see kajastub.
Ja kuhu me veel soovime, siis ettevaatavalt, siis kuhu me soovime panustada, oleme juba panustanud, küll aga võib-olla kommunikatsioonis tuleval aastal rohkem räägime, on head planeeringud, et inimesed oskaks neid planeeringuid lugeda ja mõista, kui palju me oleme siis oma aega ja energiat sinna sisse pannud. Ja uusarenduste turust siis, et see on siis rääkida. Citify portaali andmetel vaadata turupakkumise poolt, siis nii 2024. kui 2025. aastal on selgelt nende pakkumist juurde tulnud, kui on suudetud ära müüa. Ja seetõttu on kogu turupakkumiste arv selle perioodi jooksul suurenenud. Aga selge on ka see, et müükide arv on 2025. aastal võrreldes eelneva aastaga siiski oluliselt kasvanud. Et suurusjärgus on see kasv 1780-2300 juurde, hinnanguliselt 30%. Võib küll siin võib-olla mõelda, et kas see, kui palju need alginfo täpne on, aga suurusjärgu mõttes, et võib-olla väga mööda ka ei ole. Ja kui vaadata, siis tõesti, et dünaamika mõttes veel Tallinnas see kasv küll olemas, aga natuke väiksem, aga siis Tallinna lähiümbruses on rohkem näha olnud Suur-Tallinna kasvu. Ja sinna liigitub ka meie ISARA projekt, sinna lähiümbruse. Just, täpselt vahetult teisel pool Tallinna linnapiiri ehk lähiümbruses. Nii et jah, eks tõsi on ka, et meie ISARA projekti müügid kajastuvad ka selles kasvus. Ja vaadata veel kõrvale, et siis on selgelt ka näha, et just valmis oleva pakkumise maht on viimastel aastatel järjest kasvanud. Möödunud aastal siis muutus ligi 250 ühikut suurest Tallinnas kokku. Kasvanud on ka ehituses olev varu ja võib-olla on natuke vähemaks on siis jäänud varu, mis on siis planeeritud müügis olev pakkumine, kus veel ehitustegevus ei ole alanud. Nii et... Ja see pakkumine siis natuke täna hoiab hindu ühtlasel tasemel, et näitajad küll ja inimeste selline valmidus osta on, aga pakkumist on turul oma jagu, et klientidel on võimalus valida. Ja hea uudis on see, et nad on Vilenit väga palju valinud, et me oleme arendajate mõistes siis Suur-Tallinnas kõige suurema võlaõigusliku siis lepingute mahtu teinud. Just, kõige suurem arv tükke ka 2025. aastal. Ja eks, kui nüüd vaadata ka seda pakkumiste jaotust, siis selgelt on näha, et ka meie pakkumised jaotuvad üpriski palju Tallinna erinevate piirkondade vahel. Nagu räägitud ise ära on siis lähiümbruses. Meil on projekte Haaberstis, Kesklinnas, Põhja-Tallinnas ja Pirita ja Nõmmel. Ja on näha, et siis Pirita ja Nõmmel üldiselt pakkumist väga palju ei ole. Et meie projektid nii Regati kui siis olemuse moodustavad päris suure osa piirkonnas pakutavat. Ja etteruttavalt siis mainimata jäänud Lasnamäe ja Mustamäe, et sinna on meil projekte tulemas. Just, et Lasnamäel küll läheb natuke rohkem aega, Linnamäe kinnistu planeeringu muutus on alles alguses, aga Mustamäel Kadaka-Tabra projekt ilmselt jõuab varem turule. Ja tundub, et ongi õige koht vaadata põgusalt üle projektid. Ja rääkides meie projektidest, siis ISARA on meil projekt, kus on ridakodud ja korterid, ehk siis väga hästi vastu võetud, väga mitme etapiga projekt,
kus me pidevalt paneme siis järgmisi etappe müüki ja meil on võimalus siis panna täpselt selline maht müüki, mis me usume, et parasjagu klient vastu võtab. Ja me siis alustasimegi aasta lõpus nii ridamajade järgmist etappi kui ka kortermajade siis ehitust, et seal on ka ettemüük üpris hea nüüd. Suures plaanis Iseära projektiga oleme nii-öelda poole peal, et kogu 400 ühikust on veel ehitada ja müüa veel tulevikus 200. Ja mis meil siis Iseäras nagu ka teistes projektides on, kas eelmise aasta siis alustasime sellist uut asja, et inimesed saavad iseseisvalt külastada kasvu öösel, ehk siis ID-kaardi koopia vastu siis väljastame neile nutilukukoodi ja see on tegelikult ka kasvatanud seda inimeste arvu, kes tulevad külastama ja vaatama, et inimesed võib-olla ei julge tulla kohe müügiesindajaga, aga oma perega siis vaikselt saavad käia vaatamas. Ja Regati projektis, nagu Joonas juba mainis, oli suur üleandmiste aeg aasta lõpus, jätkub natukene veel praegu. Ja nüüd on seal ka valmis kodusid, mida on võimalik siis kohe soetada ja kätte saada. Et müüdud siis aasta lõpu seisuga oli 67% kodudest ja üleantud 57%. Et mõnede korterite keerukus oli suur ja üleandmine jäi siis uue aasta algusesse. Üldiselt tagasiside on seal ka klientidelt üpris kõrge. Siin on näha, mis on lisaks korteritele valmis saanud selles majas, ehk siis maa-alune küll aga valgustatud joogaruum ja selline venitusruum ja siis väike töökoda, kus siis oma kas spordivarustust või ka muid hobitegevusi teha. Ja Luuslangi projektist. Luuslangi on kindlasti selline projekt, mis oma asukoha mõistes on üpris selline hea toode selles mõttes, et väiksed majad, mis inimestele meeldib Emori uuringu järgi, küll aga ta on võib-olla selle piirkonna mõistes üks selliseid väga hinnatud inimestele, aga võrreldes teiste projektidega on ta natukene uhkem, et meil on seal Eesti ühed parimad arhitektid ja lisaks on siis maa-alune parkimine, mida võrdluses näiteks meie enda Iseära projektis ei ole ja siis kliendid saavadki valida nende kahe vahel. Ja alustasime siis nüüd aasta alguses 2 uue etapiga. Et alguses läks siis Jalami 6 ehitusse ning kuna me näeme, et müük on heas tempos, siis ka Jalami 4 ehitus on alanud. Ja siin on näha siis juba ehitus ettevalmistavat tegevust. Ja Saksa projektist, et see on siis meie jaoks selline huvitav ja kindlasti väga palju õppimist on seal ja suvel alustasime ehitust. Müük samuti eelmisel aastal on täie hooga käinud. Hetkel on müüdud ja broneeritud 39% ja nagu mainitud, et tegemist on väiksema majaga, kus on 24 korterit ja selle järgi me saame siis näha kliente Saksa turul ja kogu seda toimetamist. Ja praegu paistab, et dünaamika mõttes Saksa klient veel ostab, tuleb ennast kindlamalt, kui maja on, ehituse lõpp on lähemal ja tunnetus endal on küll hetkel see, et ehituse lõpule lähenemisel siis tegelikult müükide arv, lepingute arv, kiirus kasvab. Ja muidugi nagu suure turu mõistes on, et Saksamaal päringute arv on oluliselt suurem kui Eestis, aga selles mõttes need, mis realiseeruvad müügiks, protsent on väiksem, aga see tõenäoliselt linna suurusega seotud ja siis selle projekti eripäradega ja ka kliendi sellise vaashoitusega, et tõesti soovitakse väga palju eelinfot ja rohkem kindlust. Seda olen näinud.
Olemuse projekt on siis, nagu mainitud, Nõmmel, kus on hea toimetada, kuna projekte ei ole nii palju, võrreldes näiteks Haaberstiga ja klientide poolt hästi vastu võetud, jällegi väikesed majad, perekodud, 3–5 toalised korterid ja ehitus algas septembris ja seal on müüdud siis 40%, kui me samas tempos jätkame, siis selle aasta lõpus peaks olema 90%. Ja meie kesklinna projekt Virmalise, et siin on hästi näha siis asukohta, mis on nii hea kui ka halb, selles mõttes inimesele seal elamiseks väga hea. Meile on praegu natuke raske, et projekti nähtavus suurelt teelt on praktiliselt olematu, küll aga oleme suutnud ennast mujal näidata ja müüdud on 29% kodudest. Et jah, see on selles mõttes kesklinna mõistes eriline projekt, et on seal puude vahel. Tegemist siis puude näol siin ei ole 3D-ga. See on foto, kuhu on ainult see maja ja sisehoovi osa istutatud. Ehk siis tõesti oma sisehoovi ja need puud seal tekitavad selle, et klient tahab sinna tulla, aga täna jah, võib-olla kohe ta ei tea, kus asub, et Vaikne tänav. Ja peakorter on siis esimene Liveni ühisprojekt, kus me siis oma grupiga oleme alustanud siis esimest etappi meie tulevasele projektile, mis on siis Liveni enda projekt 100%. Et siiamaani on koostöö meeldiv ja oleme omaga ju ka enne koostööd teinud ehituse mõistes. Tegemist on erilise projektiga, kuna nagu näete, see torn, mis seal on, vajab teistmoodi lähenemist ja hoolt. Ja üks maja tegelikult on seal ka tornid taga, et seda majamahtu siit nii hästi näha ei ole. Et oleme alustanud ehitusega, müüdud on samuti 29% ja selle projekti müügiks on meil isegi aasta ja natuke peale. Mis valmib järgmise aasta alguses. Seega, et praegu just inimesed, kes siis on juba otsuse teinud, on siis oma planeeringud ära valinud ja samuti viimistlused. See on sellises seisus. Juhkendali projekt, kus hetkel käib arhitektuurikonkurss. Meil on esimesed tööd laekunud ja siin lähinädalatel me otsustame võitja ja seejärel tegutseme siis kontseptsiooni täpsustamisega, et logistiliselt väga hea projekt ja kindlasti, kui nüüd vaadata meie teisi projekte seda, siis see on võib-olla kõige kiiremini arenevas piirkonnas. Et siit natuke meie projektist ülevalpool on siis ka suur ala, kuhu kodusid tuleb juurde ja ärisid tuleb juurde. Seega igati selline hea projekt, millega teile minna. Ja Kadakadabra, mis on juba mainitud, Mustamäe, kuhu on siis samamoodi tehtud arhitektuurikonkurss ja selle tulemust näete praegu. Me oleme praegu detailplaneeringu kehtestamise ootel ja aasta alguses või esimeses pooles siis alustame ka tegelikult eelregistreerimist ja eelmüüki selles projektis. Ja peakorteri teine etapp, siin on näha tegelikult ka esimese etapi ehitust natukene. Et teine etapp on siis Liveni projekt, kus meil on siis KT arhitektid ka arhitektuurikonkurssi võitnud. Sellega me alustame siis niipea, kui on esimese etapiga nii kaugel ning oleme ka praegu planeeringu kehtestamise ootel. Ja uued ostud, nagu juba mainitud, on siis Linnamäe T21A Lasnamäel, mille üle mul on endal ülihea meel, sest et meil pole Lasnamäel ammu midagi olnud. Et see on suur piirkond, kus on kindlasti inimesi, kes samuti sooviks oma soovide järgi kodu kujundada ja seda me saame neile ka pakkuda. Selleni küll läheb veel aega, et on üpris algusjärgus. Ning Järveotsa T16C on siis Haabersti
kui küsite, miks Haabersti, siis tegelikult me oleme nagu pikalt ette vaadanud, et see projekt samuti veel võtab aega, siin graafik on tulemas. Aga jah, et usume, et selleks ajaks, kui selle projektiga müüki alustame, on meie teised Haabersti projektid juba või Luusangi siis on juba lõppenud. Jah, seda ajakava prognoositavat ehitusperioodi siit paremini, sellest vaatest ongi näha. Ei hakka detaili läbi käima, aga mõte jätkuvalt, et portfellis on erinevaid projekte ja mis jaotuvad siis erineva ajaperioodi peale, erinevate linnaosade piirkondade peale ja on piisavalt müüdavat mahtu nii praegu kui ettevaatavalt. Ja siit on näha ka, et tegelikult me oleme sellel aastal alustanud 4 projekti müüki, sealhulgas üks Saksamaal ja tegelikult ka järgmisel või tähendab sellel praegu alanud aastal me alustame siis 2 projektiga teekonda, aga ei saa mainimata ette, et tegelikult ka käimasolevate projektide uued etapid on tulemas, seega see kindlasti on samasugune tegude rohke aasta nagu eelmine. Tööd on palju. Ja tegelikult suurtest numbritest sai juba põgusalt räägitud. Võib-olla sellest vaates siin tuleb ka välja kvartaalne tulemuste hüplikkus ja sõltuvus just ehituste valmimisest ja asjaõiguslepingute alusel kodude üleandmisest võrreldes eelneva kvartaliga. 68 kodu rohkem üle antud ja müügitulu ka ligi 30 miljonit eurot selle võrra kõrgem. Turustuskulud on mõnevõrra kõrgemad kui eelneval kvartalil, aga selline suures plaanis tegelikult pigem tavapärane tase võrreldes eelnevate kvartalitega. Turustuskulud tõus eelkõige pigem peegeldab eelmise kvartali madalamat tulemust. Üldhalduskulude osas samuti pigem sarnane dünaamika, et eelkõige küll kasv võrreldes eelneva kvartaliga, aga pigem tavapärane tase. Ärikasum 5 miljonit eurot ja puhaskasum samuti 5 miljonit eurot. Tulumaksukulu on 5000 eurot on seotud Saksamaa tütarettevõttega ja ei ole vahepeal seotud dividendimaksega. Aastavaates siis samuti tulemus peegeldab asjaõiguslepingute arvu kasvu, aga keskmise suuremat müügitulu ühiku kohta. Ka siin ütleme niimoodi, et kui vaadata aasta turustuskulusid ja seda kasvu, et peegeldub paljuski rohkemate projektide lisandumine ja nii turustuskuludes kui üldhalduskuludes peegelduvad ka mõnevõrra suuremate tulemustasude maksmine seoses mitme aasta jooksul kogunenud tulemustasu sündmustega. Muude äritulude all kajastub aasta esimeses pooles tehtud Kadaka-Tabra projekti äripinna osa võlaõigusleping. Ja et nii see 5,4 miljoni euro suurune puhaskasum kokku tuli. Finantsseisundi kontekstis varude maht seoses üleandmistega vähenes oluliselt ja nagu vasakult on ka näha, siis klassifitseerusid ümber ehitusest lõpetatud staatusesse suur hulk varusid. Laenukohustuste kontekstis samamoodi seoses üleandmistega tasusime ehituse pangalaene
ja kokku siis laenukohustused vähenesid oluliselt kvartali jooksul. Omakapital seoses kasumiga tõusis ja omakapitali määr ilma ex-laenuta 29,2%. Pigem just mitte müükide kontekstis, aga et illustreerida, kuidas see ettemüükide portfelli loogika toimub, et juures olev pilt on siis nüüd hästi näha, et 4. kvartali jooksul andsime ehituste valmimise järgselt üle väga suure osa varasemalt kogunud siis ettemüügi portfellist. Ja müüsime ka kvartali jooksul, tegime ka uut müüki, millest osa realiseerus siis kvartali jooksul müügituluks ja osa siis jäi järgnevate perioodide ehituste valmimisi ootama. Ja aasta lõpus meil siis ettemüügi portfell 33,7 miljonit eurot. Toon siinkohal lihtsalt veel välja, et kuna me peakorteri projekti ei konsolideeri tulemustesse ja peakorteri projekti müügitulu meie tulemustesse ei kajasta, siis ettemüügi hulgas ei ole samuti peakorteri projekti kajastatud. Ja ettevaatavalt keskvõrna osas ootame kasvu varem mainitud asjaoludel, et reaalpalga kasv ja maksumuudatuste positiivne mõju. Meil on üsna lai portfell müüdavatest ja ehitavatest projektidest, et võrreldes eelmise aastaga, kui pigem oli 2 projekti, mis tulemust kandsid, siis sel aastal on need rohkem ja tulevad ka müüki järgmised etapid ja uued projektid. Meil nüüd alanud aastal, 2006. aastal on maksimaalselt võimalik teenida 86 miljonit eurot müügitulu. Seda maksimumi, see on teoreetiline maksimum, et sarnaselt eelmisel aastale, kui meil oli võimalik 75 miljonit maksimaalselt teoreetilist teenida, teenisime sellest 2/3 ja sama ootame ja näeme me ka selle aasta puhul, ehk siis müügitulu kasvuks prognoosime me 20% ja koos müügitulu kasvuga ootame ka puhaskasumi kasvu ja omakapitali puhas rentaabluse sihitud 20% taseme ületamist. Ja kiirelt veel ka laenukohustuste dünaamika, tootuspäraselt 4. kvartali lõpus ehituse valmimise järgselt laenukohustused langesid ning kuna nüüd on erinevad projektid töös, siis ettevaatavalt võib oodata siin erinevate ehituslaenude kasvu toel laenusaldo suurenemist aasta keskel ja teisel poolel taas kodude valmimise järgselt laenusaldode vähenemist. Nüüd me liigume edasi küsimuste juurde. Meil on laekunud ette mõned küsimused, mille ma annan Marina korraks sinu kätte lugeda, et ma vaatan siit webinari küsimused. Ja, et ette tuli paar küsimust ja üks on, mis on Livent AS igakuine palgafond koos maksudega ja kui palju on Livent AS siis töötajaid? Ja, me 2025. aasta palgakulu kokku koos maksudega oli 3 268 000 ja see jagunes keskmiselt 37 täiskohaga töötaja vahel. Aasta lõpus viimases kvartalis oli töötajaid 36, kellest 2 on Saksamaal. Ja selgituseks, et palgafond sisaldab ka kliendi tagasisidepõhist tulemust, kvartaalset tulemustasu ja projekti sündmuste põhist tulemustasu.
mida siis nii-öelda ajas ei ole võimalik hästi, mis ei jagune ajas ühtlaselt, et nagu möödunud aastal oli, siis varasemalt pikalt kogunenud sündmusi jõudis kätte käesoleva aasta jooksul. Ehk et kui võtta nüüd siis 25. aasta tulemuse ja jagada see 12 peale, et siis see päris number üksinda, kui see palgafondi kontekstis õige ei ole, et hinnanguliselt see kuine palgafond sellest võiks jääda 30% madalamaks, aga teistpidi mõeldes, et kui prognoosida tulevikku, et siis ka tulevikus ilmselgelt tulemustasu sündmusi kätte jõuab, ehk et see eriti sellistel aktiivsetel tegutsemisaastatel, et selles mõttes töötajate arv on selline ja siin on mõlemat pidi võimalik läheneda, kas siis on rohkem töötajaid või vähem. Et hetkel on niimoodi, et me mitmeid asju lahendame oma majas sees ja muidugi väga paljud teenused on nii-öelda sisse tellitud ja kindlasti oleks võimalik hakkama saada ka vähemate töötajate arvuga, küll aga selleks, et me saaks oma kvaliteeti hoida seda taset kliendi tagasiside mõistes, et meil on hea, kui meil on majas sees inimesed, kes on läbi mitme aasta vastavalt koolitust saanud. Et väljaspoolt tellides kindlasti on see kvaliteedi hoidmine keerukam. Ja selleks, et siis neid inimesi siin majas nagu pidada, et meil ongi vaja pidevalt tegelikult müügitaset hoida. Ja see on ka tegelikult kajastub ka selles, et meil on mitmeid projekte tulemas. Nii, jah. Järgmine küsimus. Kas 2025. aasta kasumi taga on kõrge kasumlikkusega Regati projekt? Et kui sellele vastata, et siis kui me jätame välja üksikud projektid, mis meil mõne aastast lõppesid, kas siis kahjumiga või madalama kasumlikkusega, siis üldiselt on meil portfellis kõik projektid sarnase kasumlikkusega ja Regati osas, Regati on kogu meie portfelli kontekstis pigem teiste projektidega võrreldes keskmine või isegi mõnevõrra madalam kui keskmine. Küll aga Regati projekt on väga suuremahuline ühikute arvu mõttes, ruutmeetrite mõttes kui ka ruutmeetrite hinna mõttes. Ja etapp oli väga suur, oli 111 korterit, et kui teistes ehituslikult on võimalik ja loogiline teha väiksemate etappidega teisi projekte, siis Regatis me oleme jaganud selle tegelikult 2 ja seetõttu on ka see niivõrd suur number. Ja, ehk et vastatud tõesti, et Regati projektis see maht oli väga suur, mis nii 4. kvartali tulemust kogu aastat mõjutas. Kasumlikkuse mõttes on see pigem keskmine projekt nagu teised ja üldises plaanis nagu varasematest kvartalitest on näha, siis kasumi teenimise jaoks on meil vaja eelkõige kriitilist massi müügitulu, mida lihtsalt varasematel perioodidel ei olnud meil võimalik saavutada. Aga siit nii-öelda edasi vaatavalt, et kui 26. aastal ilmselt dünaamika osas ta jääb sarnaseks. Regati projekt iseenesest küll nagu mahu mõttes nüüd panustab vähem. Meil on suur hulk erinevaid projekte, mis laiapõhjalisemad panustavad tulemusse, aga sarnaselt sellel aastal on uute ehituste valmimine aasta teises pooles, kas siis 3. kvartali lõpus või 4. kvartalis, ning ehk et ettevaatavalt taas järgmise aasta tulemusest ja kasumist me ikkagi valdav osa teenime aasta teises pooles. Ma vaatan, kuna täna rohkem küsimusi ei ole tulnud ja meil on jooksnud see aeg päris pikalt, siis ma tänan kõiki osalejaid ja kuulajaid. Meil webinari salvestus, transkriptsioon
ja esitlus on ka varsti saadaval meie kodulehel. Ja kohtume järgmisel webinaril 3 kuu pärast. Aitäh!